Tere head inimesed. Teen siis järjekordse arvamusvideo ja ma teen selle teemal mis nii-öelda küsimus tuleb sellest, mida te video pealkirjas juba näete ilmselt, on see, et oled sa venemeelne. Mis just selline video? Nimelt sellepärast, et järjest rohkem ma kohtan sellist asja Eesti poliitikas, millel ma süstatiivselt silma peal hoian enda põhjal, mis ma olen saanud viimastel kuudel. Et kui sa jääd eriarvamusele, siis paned silte, et sa oled venemeelne. Et ma lihtsalt ei saa sellest aru, mille jaoks. Et kas siis tänapäeval ei ole eriarvamust enam lubatud. Isegi kui ma julgesin aus olla erakonnas, see on täna võimul, ma enam ei ole selle erakonnas, siis ma sain paaril korral sain selle sildi endale üle. Tollel ma ei osanud niimoodi mõelda. Täna, mõned aastad hiljem, ma olen saanud mõned korrad veel seda silti endale. Ja siis ma paneb see mõtlema tõesti tegelikult, et sa võid inimesega vaielda positiivse suhtumis. Sa võid temaga heas mõttes ta tülitseda, pigem vaielda. Ja siis, kui sa on näha, et sa jääd eriarvamusele, siis sa oled kohe venemeelne või siis teine asi, mida öelda, see on populism. Ei. Mina olen saanud tõesti ühe Reformierakonna juhtpoliitiku, ma julgen nimetada, et ta on juhtpoliitiku. Olen saanud temalt paar korda, kus ta on sildi üle, et ma olen venemeelne, sest ma olen lihtsalt jäänud kommentaariumis tema eriarvamusele. Et mind inimese vastu mul oli austus täiesti olemas tänaseks. Ma endiselt vaatan ta postitusi. Mõnes kohas olen avaldanud endiselt oma arvamust. Aga ei ole seda austust enam inimese vastu. Sest minu arust vähemalt näiliselt me elame minu arust demokraatlikus maailmas või riigis. Ja siin peaks olema eriarvamused täiesti aktsepteeritavad. Täiesti. Meil ei pea need meeldima. Me ei pea see inimene meeldima või mis iganes. Ma julgen välja öelda ausalt sellise mõtte, et Reformierakond süüdistate pidevalt teisi venemeelsuses, remblimeelsuses. Aga siis kui ma ise kuulusin Reformierakonda, siis tollane juht, kes on nüüd Euroopas mingi suurel positsioonil, siis tema abikaasa ajas Vene äri. Ja olen kuulnud jutte, et väidetavalt see kestab tänase päevani. Et keskmist venemeelne, ma leian, et kui sa ajad juba Venemaal äri, olles ise lubanud, et seda ei tohi teha peale seda, kus sõda algas. Ma leian, see on venemeelsus. Ja siis venemeelsus on näiteks, kui sa toetad Putini režiimi või üldse seda poliitikat, mis ta ajab või mis iganes, midagi sellist, siis süüdist inimest venemeelsuses. Mina olen eksimine inimene isimal. See, ma julgen jääda eriarvamusele. See ei tähenda, et ma olen venemeelne. Siinkohal mina teen üleskutse, et inimesed, kes te julgete jääda eriarvamusele, see on super. Kes veel ei julge, siis ma kutsun üles, võtke see julgus ennast, jää eriarvamusele. Ja tõesti, toetan neid inimesi, kes julgevad jääda eriarvamusele. Et isegi, kui see arvamus ei ole populaarne. Mina esitan vahepeal seisukohti, mis ei ole populaarsed tänasele võimule. Ja saan siis sildi üle, mis ma olen juba nüüd öelnud. See paneb mõtlema tegelikult tõesti, et kuhu me jõudnud oleme täna. Ma tahaks aru saada, mis toimub. Võib-olla ma ei pea sellest aru saama. Ja võib-olla on hea, et ma aru ei saa. Aga siis ma tahaks aru saada. Sest mulle selline asi ei meeldi. See ei ole normaalne, sest et ma ei saa aru, kas see Ukraina sõda siis on meil nii hirmutanud, et kui inimene on eriarvamusel, siis paneme talle sellise sildi üle. Eriti kui peale seda ma sain sellise sildi, kui näete see Vene-Ukraina sõja kohta, et ma toetan rahu.
Aga loomulikult rahu ei ole iseenesest mõistetav. Ja ma olen öelnud, et ma toetan rahu Ukraina tingimustel, mitte Venemaa tingimustel. Aga vaata, siis võetakse see välja, et ma toetan nagu rahu lihtsalt rahu, nagu ütles Mart Helme. Ei, ma seda niimoodi ei toeta. Ma toetan rahu Ukraina tingimustel. Et noh, ongi need Ukraina tingimustel, need sõnad võetas välja ja pannakse mulle mõnuga see, et sa toetad rahu järel, kui sa ei ole Ukraina poolt. Ma ei tea, no. Vaju istuli. See nagu täiesti ajuvabane. Jah, sellise video ma täna teen, et on küsimuses, et sa oled venemeelne. Et ma loodan, et te saate siit selle pointi. Ma ütlen igasuguse selle pointiga, et julge jääda siis eriarvamusele. Ja te ei ole venemeelsed sellepärast, et teil on eriarvamus või teil on arvamus, mis ei ole populaarne või mis ei ole meelepärane võimuerakondadele, tänastele võimuerakondadele. Eriti siis Reformierakonnale. Et nii on. Toetan teid. Selles mõttes uudselt eriarvamusele, julgelt jääda. Ole tublid ja näeme peatselt taas. Tšau!